Tervitus kõikidele! Mina olen Hanna-Liis Kaarlõpp, Tallinna Ülikooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppekava kuraator ja järgnevalt annan kiire ülevaate sellest, kuidas ja mida me täna meie õppekaval õpetame ja millised võiksid olla võib-olla olulisemad teemad, mida enne sisseastumist võiks teada. Kõigepealt siis, mille poolest ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitus Tallinna Ülikoolis erineb teistest? Tänases ühiskonnas eriti keeruliste ja vastuoluliste teemade kontekstis rõhutame meie hästi tugevalt kriitilise ajalookäsitluse ja ka kriitilise ühiskonnakäsitluse olulisust. Proovime tuua kokku Eesti üleilmse ja regionaalse perspektiivi ja kindlasti lähtume hästi tugevalt oma didaktika põhimõtetes inimesest ja sellest, mida nii ajalugu kui ka ühiskonnaõpetus, sealhulgas siis kodanikuks olemine laiemalt inimese ja õpilase jaoks tähendab. Ja alustame ikkagi alustuseks õpetajast ja tema enda teadlikkusest kõigest sellest, mis teda õpetamisel võiks mõjutada. Õppekava koosneb siis kokku 120 ainepunktist, millest erialaainete osakaal on 36 ainepunkti. Kasvatusteaduslikke aineid ja psühholoogia-aineid, mis siis toetavad õpetajat õppimise ja õpetajaks olemise mõtestamisel, on kokku 30 ainepunkti eest. Vabaaineid on 6 ainepunkti, see tähendab, et saab valida siis näiteks magistritöö teemast lähtuvalt mõne aine, mis võiks magistritöö kirjutamist toetada, praktikat ehk siis aineid ja sellist ainet ja koolipraktikat kokku viivaid ainepunkte on kokku 18 ainepunkti eest ning ainedidaktika, kus siis mõtestame nii ajaloo kui ühiskonnaõpetuse õpetamist ja nende ainete ees seisvaid väljakutseid 12 ainepunkti. Õppekava lõpetamiseks tuleb kirjutada magistritöö ja see on meie tänases kontekstis 18 ainepunkti. Võib-olla ka hästi lühidalt nendest samadest erialaainetest, et erialaainete hulka siis tänastel sisseastujatel kuuluvad järgmised ained. Balti ajalookirjutus ja suuline ajalugu annavad koos ajalooteooriaga tugeva baasi ajaloodidaktika mõtestamiseks. Ja siia kõrvale oleme me tugevalt liitnud ka ühiskonnaõpetuse perspektiivi, sest ühiskonnaõpetuse õpetamisele seatavad ootused on tänases maailmas tugevalt muutunud. Kõik õpetajad teavad, et õppekava eeldab sealhulgas ka 1/3 ulatuses selliste praktiliste kodanikuks olemise oskuste õpetamist ja seda käsitlust toetavad siis õppekavas 2 erialaainete plokki kuuluvat ainet. Need on kodakondsus, inimesed poliitilises süsteemis ja ühiskonna areng ja maailmapoliitika. Ja iga õpetaja oma olemuselt on ka uurija, nii et seda perspektiivi toetavad siis siitsamast erialaainete plokist uurimistöö alused ja uurimistöö aluste praktikum. Nii et selline uurija perspektiiv, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse vaade saavad siis erialaainete plokis kokku. Üldkasvatusteaduslike ainete hulka siis, nagu ma juba enne ütlesin, kuuluvadki sellised üldised ülddidaktika põhimõtteid tutvustavad aineid ja oluline on siin tõesti ikkagi see, et õpetaja peab teadma, kuidas õpilane õpib ja millist keskkonda tal selleks vaja on. Samuti peab ta olema hästi teadlik iseendast, iseenda võib-olla piiravatest uskumustest selle kohta, mis on õppimine, mis on õpetaja roll ja siinse aineploki ained siis hästi tugevalt nende ootuste ja varasemate arusaamade ümbermõtestamisega tegelevad. Praktika on siis iga õpetaja nagu nii-öelda teooria rakendumine koolielulisse konteksti ja praktikaained siis on jaotatud 2 aasta peale, et esimesel aastal on 6 ainepunkti eest praktikat ja esimesel aastal tõesti käiakse ja külastatakse koole, proovitakse mõnda sellist tunnilõiku ise läbi viia
ja me rakendame esimesel aastal sellist meetodit nagu lesson study ehk siis oma tunni koostöös elluviimine ja selle parendamine koos õpilastega. Ja teisel aastal on siis hästi tugevalt ikkagi keskmes selline pikemaajaline praktika alustuseks põhikoolis ja kevadel ka gümnaasiumis. Ja kogu praktikate plokk lõpeb siis kutse kaitsmisega ja kutse kaitsmine tähendab siis seda, et õpetaja peaks näitama oma valmisolekut olla selline arenemisvõimeline õpetaja ja just siis hästi tugevalt pidades silmas sellist õpilase perspektiivi. Didaktikaained on samuti ühed kesksed meie õppekaval ja neid on siis 12 ainepunkti eest sügisel ühiskonnaõpetuse didaktika ja kevadel ajaloo didaktika ja proovime siis hästi selgelt ühtepidi rõhutada seda, et didaktika suured küsimused või sellised nagu nii-öelda teemad, millega me tegeleme, tulevad ikkagi üldistest humanitaar- ja sotsiaalteaduste suurtest probleemidest. Ajaloo didaktikat mõjutab tugevalt selline humanitaarteaduslik vaade ja ajalooteooria, ühiskonnaõpetuse didaktikat siis pigem võib-olla selline kodanikuks olemise teoreetiline mõtestamine ja demokraatliku ühiskonna ees seisvate väljakutsetega tegelemine. Nii et nendes ainetes me tõesti siis alustuseks mõtestame, et miks üldse on tänases maailmas vaja ajaloo- ja ühiskonnaõpetust õpetada ja mis võiks ja peaks olema nende ainete eesmärk, et kuidas need ained üksteist võimendavalt õpetaja jaoks kokku võiksid joosta. Kindlasti tegeleme kodanikupädevustega, tundlike ja vastuoluliste teemadega ja mõtestame siis kõike seda lähtuvalt õpetaja perspektiivist, et kuidas siis ikkagi võib-olla ka sageli selliseid ühiskondlikke ja väga abstraktseid ootusi praktikas kooli kontekstis ellu viia. Kui me mõtleme sellele, mille poolest lõpetajad on jäänud väga rahule meie õppekava lõppimisega, siis tuuakse sageli välja just sedasama teooria ja praktika seotust, praktiliste meetodite nii-öelda olemasolu, mida siis saab kohe klassiruumis katsetada ja samuti hästi tugevat võib-olla sellist magistritöö kirjutamise toetust, mida me oleme siis pakkunud kõigile üliõpilastele teise aasta teises pooles. Ja ka neile, kes siis võib-olla on jäänud kuidagi mitme aasta ja pikema õppimisega kuidagi kaotanud sideme ülikooliga, et siis kõiki neid ootame ka sellistesse õpikogukonna ürituste kogunemistele, kus siis on võimalik ühtepidi saada tuttavaks oma kaaslastega ja teistpidi ka arutada siis magistritööga seotud küsimusi. Ja magistritööd on võimalik siis kirjutada kolmel suunal. Et üks on selline teoreetiline suund, et me oleme ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, et tõesti siia teoreetilise suuna alla sobivad väga hästi sellised magistritööd, mis võib-olla tahavadki tuua sisse pigem ajaloolase vaadet, noh näiteks mõni selline kooliajaloo teema või mõne sellise haridusküsimuse ajalooliselt avamine, et need on teemad, mida siin all saaks kindlasti uurida. Ja teine teema plokk, kus meil on ka hästi palju töid kaitstud ja mida me toetame, ongi selline nii-öelda sotsiaalteaduslikum vaade, et teoreetiline ja empiiriline pool saavad kokku, et õpetaja võib-olla on tuvastanud mingisuguse probleemi oma õpetamispraktikast, otsib sellele teoreetiliselt lahendusi ja proovib neid lahendusi ka praktikas empiiriliselt ellu viia ja kogub siis selle protsessi kohta ka näiteks tagasisidet, et tegevusuuring on üks kõige sagedamini kasutatud magistritöö vorme meie ja õpetajakoolituse õppekavadel. Ja õpetamise vaates on kindlasti väga oluline ka selline nii-öelda praktiline panus õpetamise metoodika arendusse, nii et kolmas variant magistritööd kirjutada ongi siis selline praktiline töö, mille käigus saab siis luua mõne põneva õppematerjali ja siin ka on oluline, et õppematerjal ei oleks lihtsalt õppematerjali pärast loodud, vaid et tal
oleks ka selge didaktiline väärtus ja ka ühiskondlik vajadus. Ja siin on võib-olla lihtsalt mõned näited ka magistritöö teemadest, et näiteks siis kaitsti mõni aeg tagasi selline õpikukriitiline vaade, et just siis selline noh, näiteks Rootsi ajaloo käsitlus Rootsi, Soome, Eesti ajalooõpikutes varauuse kontekstis, mis siis ühtepidi analüüsis õpikuid ja teistpidi sidus siis õpikutes olevat ajaloolise kontekstiga. Aga on ka selliseid pigem võib-olla ajaloolisi vaateid, noh näiteks siis kuidas on ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetajad üldse koolitatud Tallinna Ülikoolis või siis ka väga tugevalt ikkagi sellisest hariduspsühholoogiast mõjutatud töid, noh näiteks kuidas toetada lugemisstrateegiate kasutamist ajalooõpikute ajalooõpetuse tundides keelekümblusklassis, et noh, väga sellised päevakajalised teemad. Selleks, et tulla meie õppekavale õppima, on vaja täita järgmised tingimused. Et esiteks tuleb koostada motivatsioonikiri, mis moodustabki 50% sisseastumistesti tulemusest. Ja seejärel tuleb tulla kohale 8. juulil ja sooritada sisseastumistest, milles on siis 2 osa. Et esiteks on selline erialateadmiste test, et selle sees me siis proovime kaardistada üliõpilase varasemaid teadmisi ajaloost ja ühiskonnaõpetusest, aga teises osas hindame siis ka valmisolekut olla ja töötada õpetajana ja eriti olulised on siinkohal siis sellised õpilase kesksed hoiakud, õpilasest lähtumine. Proovime siis saada aru, kas sisseastujal on tegelikult ka selline sobilik pakett inimeseks olemise seisukohast olulisi väärtusi ja hoiakuid ja õpetajaks olemise vaates siis eriliselt olulisi arusaamu, et olla hea ja tubli õpetaja. Ja avaldusi saab siis esitada juba praegu kuni 30. juunini ja sisseastumistest ise toimub siis 8. juulil kell 10, ruuminumber on ka täna juba teada. See on siis S403. Kui tahaksite veel midagi täpsustada või juurde küsida, siis kirjutage julgelt. Minu emaili aadress on hlk@lu.ee ja minuga koos koordineerib õppekava meeskonnas õpetajate koolitust ka Tiiu Kreegipuu, tema meiliaadress siinkohal siis ka ära toodud. Igal juhul ootame kõiki kandideerima, 30. juunini on võimalik esitada veel avaldusi ja kohtumiseni juba õige pea sisseastumisintervjuudel. Aitäh!